me jalutame nüüd toidupoodi endale hommikusööki ostma. Ja siis arvestame telefonikaardid ka, SIM-kaardid. Ja siis, mis me siis edasi teeme? Mis me siis edasi teeme? Me ostame praegu SIM-kaardid ära, saame omale Austraalia telefoninumbrid. Siis saame selle maksunumbri teha. Saame selle Austraalia numbri panna endale telefoninumbri. See on nagu kuradi see, nagu see jalgpalliväljaku muru ongi inimestel kuradi maha pantud. On jah. See on normaalne. Ei pea niitma ja kõrval on selline muru. Ja mis ma olen tähele pannud, nad väga ei viitsi niita. Osad ees on nagu niidetud, aga kuradi see niitmine pole väga teema. See ühesõnaga SIM-kaardid ostame ära, maksunumbri teeme ära ja siis on plaanis käia pangas, võtta oma Austraalia pangakaardid välja, mille me oleme juba Eestis ära teinud. Ning peale seda saame juba siis alustada oma tööotsingutega ning loodetavasti ka autootsingutega ning autoostuga. Ja pärast sinna panka lähme ilmselt jalgrattaga. Meil siin ööbimiskohas on 4 jalgratast. Saame siin seda ümbruskonda vaadata. Ja väljas on tegelikult soem kui tundub, sest oleks teadnud, poleks praegu jopet tegelikult ausalt peale pannud, et ei ole nii külm kui tundus. Kusjuures toas oli meil külmem minu meelest. Ja toas on külmem kui väljas. No nagu nina ja varbad kõik olid jumala külmad. Bussil on siis süsti. Ja kusjuures soojendust me ei saa vist juurde endal panna. See on see, mis Aadamale vaatab sinna. Kas see viigim oli või? Ma ei tea. Mina ei tea, mis see allitas nüüd. Minu arust see oli juba kätki. Sellised tänavad siin siis. Vaata palju uusi värve. Värve? Uusi. Liiklus on vasakpoolne. Jah. Ise veel pole saanud sõita. Ega ausalt öeldes väga ei kipu ka veel. Eile saime, Kevin istus kõrval, mina taga. Mina väga arvu ei saanud, et oleks vasakpoolne olnud, aga ma saan aru küll, miks need automaatkastidega sõidavad. Neil on rool on ju valel pool ja siis nad ei saa ju kuradi aru, kuidas sõita normaalselt ja siis ei jõua seda käiguvahetamist kuradi mõelda. Ära meid lükka kuhugile. See auto ongi seal, mis eile vaatasin. Jaa, no vaata, seal on taga klaasi peale midagi kirjutab, ma arvan, see on for sale. Mingi ostu kärusiinlampi. See näeb valgis nii jube välja, et ma vist ei taha sellega. Näeb jah veits. Kui ma peaks selle peale nagu lootuma, et ma sellega sõidan 1000 kilomeetrite kaugusele kuskile, siis ei. Ütlesid, et siin on jälle kunstmuru väljaka. On jah. Ja kõrval selline. Äkki siin ei kasva see muru, vaata nii hästi, siis on liivane põhi see. Siin ei ole selles asi, siin on see, et kui on vaata suvi, siis on nii soe, et vaata palm on ümber kukkunud. Kuule, võib-olla tõesti siin oli mingi hull torm, enne kui meie saabusime. Ja no ma vaatasin ilma teada, et see oli nagu megatorm oli siin, pidi eile ka olema. Vaata iga pool noksa. Siin on juba. Vaata käive puu see on. Et lähe. Ja sidrunid kellegil seal hoovis kasvavad ja. Eile käisime õhtul seal Mäkis pimedas, siis ei näinud neid asju. Nüüd saame teise pilguga vaadata. Saad aru, praegu on täpselt see tunne, vaata, tead need getofilmid, vaata, usas. Täpselt kõnnid siukses huudis on ju, umbes samasugune. Ja siis nagu inimesed on ka nagu teisest rassist ja värki käivad siin ringi. Kuule, eile tulid mingid jumala veidrad inimesed meile vastu. Natuke hirmus oli vahepeal. Ma juba panin käe rusikasse, et kui vaja vajutada on. Kevin ütles kohe, kui tuleb teisele poole igaks juht. Primary school, ehk siis see on siis algkool või? Health Clinic on seal pool siis järelikult. Fisher Street, ehk siis Kalamehe tänav. Alf Fisher. See on siis nagu garaaž, inimesed pargivad. Puude alla. Miks mitte? Postkast või? Või siis süüke vaata. Nägid või? Ei näinud või? Nägi küll. Või siis süüke garaaž, lihtsalt varjualune.
aga tundub, et ei ole kõige rikkam linnaosa, kus me hetkel elame, kuna autod on valdavalt mingid vanad Ford Focused või samas... vanad Toyotad või vaata, Toyota Corolla või siuke 2000 algus või 90 lõpp on ikkagi valdavalt autode vanus, et ei ole tegemist siis uute autodega. Aga samas, kui sa vaatad, siis siin on näiteks mingi uus maja. Väga ilus uus maja näiteks. Majaks, aga ma nägin autode põhjal praegu. Et kui sa vaatad, mis asjad maja ees seisavad, siis nagu tegemist ei ole uute autodega. No jah. Siin on nii ja naa. See on küll uus auto. Need kaktused, oled need kasvavad. Vaata, kus suured. Kus ka? Kus sa ei näe või? Seal. Jah, ma ei saanud vaadata. Palju on erinevad postid. Pärast peame pilti tegema, palmi all paps tahtis. Ja kohe varsti paistanud meie kaubanduskeskus, kuhu me lähme esimesi sisseosteid tegema. Kurat, mul see läheb piltu ära see GoPro midagi pärast. Kreenis. See on kuss, mis nähti meeles, et see on võiks elada küll. Selles võiks elada küll või? Vaata mingi ostukärud lampidesse. No, tüüp ütleski, vaata, ma räägin siin täpselt see tunne, see Ameerika tunne, vaata, et kuradi midagi jätad ripakile, siis kuradi väiksed neegripõisid jooksvad kohale ja viivad minema kohe. Eks põhimõtteliselt meil omanik ütleski, et rattaga lähete ja kinni ei pane, siis sel ajal, kui te olete 100 meetrit teemal, juba väiksed poisid kuradi veerevad teie ratast minema. Ja siin on kiivri kandmine kohustuslik. Jalgrattaga sõites. Ma ei tea muidugi, kui suured trahvid on, kui ei pane taha. No, see on Austraalias, on kõik suured asjad. Alates mootoritest ja lõpetades trahvidega. Need üle sellest kuredi ülekäigusüsteemist ma pole aru saanud, läheb roheliseks ja ikka inimesed tahavad mind alla ajada. Ja pöörde peal auto ei anna teed, nagu Eestis kipub ikka mõne ristmiku peal anda. Nii. Ja roheline on need. Kumalt poolt siit vasakule lähe. Minu sinna poole vaatama, paremale lähe vaadata. Aga siin peab enne vasakule vist vaatama. Ei, paremale peab enne vaatama, siis vaatama vasakule. Meil on jah vaatama vasakule, siis vaatama paremale. Nii. Vajutame nuppu. Vaata, need lähevad meil vist alla kohe. Lasme need üle. Kaubanduskeskus paistab seal kuskil. Praegu oleme 8 minutit kõndinud. No ongi kerge 10 minutit jaotamist.